pühast sõnast, siis 181. Issand, kes sa pühas sõnas, annad kuulda oma häält, kuulutuses, õpetuses, valgustad me südant meelt, aita, et nüüd minagi sõna sees end leiaksin. Ei ma sinu tarkust tunne, sinu mõtteid mõista saa, kui sa ise seda mulle sõna sees ei ilmuta. Ava silmad nägema, kõrvad tõde kuulama. Anna, et su kallis sõna väsimatult uuriksin ja et väikses suures mina sinu tahtmist küsiksin. Minu usku kasvata, vaimu väga kinnita. Jumal, armul issand ja taevane isa, me oleme taas selle võimaluse eest siin sinu kojas koos olla, mõtiskleda sinu riigi põhimõtete ja tõdede üle. Aita sina meil ka neid mõista ja ka siis, kui päriselt seda võib-olla ei suuda ka haarata, ometigi sind usaldada. Palume, issand, et sa oleksid ise oma tõotust mööda ka meie keskel ja valgustaksid meid oma vaimu läbi. Aita meil igal ühel leida ka midagi sellist, mis on just talle oluline ja vajalik. Anna meil ikka rahulikku rõõmust meelt. Täname, et sa oled meiega tervist andnud ja palume sinu hooldega kõik oma lähedased, kõik ka need meie liikmed, keda täna siin meie keskel pole. Issand, õnnista meid ja liida sina meid vaimu läbi osadusse enesega ja üksteisega. Aamen. Nii, täna meil on ka üks keeruline teema, natuke osaliselt vähemalt keeruline teema. Eelmine päev oli ka, rääkisime siis Jumala kolmandast, võib öelda siis sellisest avaldusvormist või ilmutusvormist, pühast vaimust. Et kuidas me võime teda kogeda, näha, et ta on olemas, et ta toimib. Ka siis kõike seda, mis tema tööga ka seondub. Ja kui eelmalt oleme ka Jeesusest rääkinud, oleme ka Jumalast kui loojast, kui isast rääkinud, siis täna me üritame need asjad nagu kokku panna, üheks teha. Ja seetõttu on tänase tunni nagu teemaks siis ühelt poolt kolmaiduse mõiste, et mida mõistusega väga raske haarata iseenesest. Ja teiselt poolt ka siis sellega seonduv ka usutunnistus kui selline. Usutunnistus on oma olemuselt siis ristiuse kokkuvõte. Meie kirik ja üldse suuremad kirikud tunnistavad kolme suuremat olulisemat usutunnistust. Apostlik, mida me igal jumalateenistusel loeme, mida siis ka teie, kui neil õnnistamine tuleb, ka ristimine tuleb, peaksite lugema, kui saate seda omaks tunnistada. Ja siis sellele on pikem variant, mida loetakse meie kirikus siis suurematel pühadel, esimesel jõulupühal, esimesel ülestõusmispühal, esimesel nelipühil ja ka kolmainu Jumala pühal. Ja veel kolmas ka Athanasiuse oma. Need on nagu meie usu alused. Athanasiust me kusagil ei loe otseselt, sest on kohutavalt pikk. Aga ta on see usu kokkuvõte ja ülevaade nagu sellisena. Ja
ja mikspärast ma seosin selle kolmainsuse teemaga on see, et ka usutunnistuste ülesehitus on nii-öelda kolmainsuslik. Ja seal räägitakse Jumalast, räägitakse kui isast kui loojast, räägitakse Jeesusest kui lunastajast, kui inimeseks saanud siis Jumalast ja räägitakse ka pühast vaimust siis, et need kõik kuuluvad ka kokku. Ja need on ka usutunnistuses siis oma koht. Aga vaata, mis lähemalt, et mis imeloom või asi see kolmainsus on, et selle üle on paljud üritanud ka pead murde ja seda lahti seletada, aga see on kindlasti üks selliseid asju, mis võib öelda ongi omamoodi Jumala saladus. Et me ei suudagi seda võib-olla päriselt mõista, aga samas me võime kogetu põhjal tuvastada, et see nagu on nii. See teebki ka, et ka meie Jumal ei võigi lõpuni mõista, me peaksime ise olema tema samal tasandil, me peaksime ise olema Jumalad piltlikult öeldes. Me suudame parimal juhul temast midagi taibata ja ka ära tabada, näha, et need asjad on nii, toimivad nii, nagu kuulutatakse, nagu ka Piibel kõneleb. Aga kuidas täpselt on see mehhanism, mil moel see võimalik on, et see jääb väljaspool meie haarde piiri. Ja no siin on teisi momente ka, et kui me sakramentidest räägime, on sama lugu, et kuidas see tavaline vesi. Ma võin tavaliselt ka õttele siin kuskil peale tilgutada ja panna, et kuidas see omab siin sellist toimet. Peaks omama ju. Või see leib ja veing, mida armulaual jagatakse. Ka see on omamoodi sakrament on saladus, see saladus. Võime näha, võime uskuda, et see on niimoodi, kogeda, et see on niimoodi, aga me ei oska seda seletada, kuidas ta niimoodi saab olla. See mehhanism, et kuidas see võimalik saab olla, mitte. Ja kolmainsuga on sama lugu. Ja samas tegelikult meil on olemas ka teatavad vähemalt sarnasused, analoogiad ka meie siis maailmast, meie ümbruskonnast, mis aitavad võib-olla natukene seda mõista. Et kolmainsus all me mõistame siis seda, et on olemas üks Jumal, aga ta on avaldanud, ilmutanud ennast meile nagu kolmel kujul, kolmel viisil. Nähtamatu loojana, inimeseks saanud siis inimeseks saanuna Jeesuses, Kristuses ja kolmas siis see ilmumisvorm või ilmutusvorm on siis püha vaim. Samas on tegu ühe Jumalaga, ei ole kolme eri Jumalaga, vaid ühega, kes on üheaegselt võib-olla kõik. Et see on omamoodi selline mõistusele haaramatu saladus. Et ta on üks, aga ta on nagu kolm, nagu võrdhaarne kolmnurk võiksime ütelda, kui võtta matemaatika natuke appi või selline trigonomeetria appi. Et üks kolmnurk, aga ta on kolm erinevat külge. Keele mõttes tahame, et ta on ikka üks kolmnurk. Aga me võime erinevat külgi tal näha lihtsalt. Eks ole? Ja ka võib-olla ka muust maailmast meil on võimalik. Me teame valemit, H2O, eks ole, mis asi see on? See on vesi, nii. Aga see samane aine võib erineda kolmel erineval kujul. Ta võib esineda aulustatuna haulus. Ta võib esineda vedelikuna. Ta võib ka jääne esineda. Ta on üks ja sama. Kuigi väliselt on erinev. Ta on üks tegelikult. Nii. Samamoodi ka selline aine nagu süsinik ka. Ka süsinik võib esineda gaasilisel kujul, gaasiühendites sees, CO2 näiteks, eks ole. Või CO, eks ole, lingugaas. Ta võib esineda siis ka pehme grafiidina pliiatsi sees. See on seesamane süsinik, eks ole. Ja samas kivikõva teemant. Väliselt täiesti erinevad asjad kõik. Aga ometi on tegu ühe sama asjaga tegelikult oma sisu poolest, oma valemi poolest või selle keemilise selle aine või märgi poolest. Võime veel võtta võib-olla natuke analoogiad, mis
sellele võib-olla viitavad. Liblikas. Liblikas ei ole kogu aeg selle enda oled. Kõigepealt on ta üks, jah, tere. Üks rammus, noh, see röövik, kes õgib seda mingit lehtesid ja mida kõike, eks ole. Ja kuidas see tundub võimatu, see jääb kunagi lendama, selline olend, võimatu. See hetk ta saab kookuniks. Jälle hoopis teistsugune kuju. Ja hetkel siis ta tuleb kookunist välja, see on hoopis nagu muundunud. Võlu, täitsa mingi võluvägi nagu toimunud ja ta lendab, kerge lendav olend. Ei kookuni puhul ega selle rööviku puhul või kuidagi nagu alguses arvata, et temast võib kuidagi tulka uskumatuna võimatuna, kui me seda ei teaks oma kogemusest. Aga kogemusest me teame, et see on niimoodi. Ja mitmed asjadega on võib-olla veel võimalik niimoodi analoogiaid ka siia tuua. Et ja seal kolmaisuse mõiste puhul on sama asi, et me võime öelda, et tegime seda ühe jumalaga. Ta on kolmel avaldanud ennast või ilmutanud kolmel erineval viisil. Ta võib olla ka samaaegselt ka toimivas nii loojana kui ka püha vaimuna näiteks meile. Kord ka ajaloolise Jeesusena, eks ole, meie seas. Ja kuidas see võimalik, kui me ei tea seda? Me ei saa seda mehhanismi haarata, aga me võime usukogemuse põhjal ka piibli kui jumala sõna põhjal seda tuvasta ja kogeda, et see on niimoodi. Ja veel üks lugu on olemas Iirimaa kaitsepühakus. Kes on Iirimaa kaitsepühak, kes teab? Püha Patrik, jah? Nii. Mis on Iirimaa selline nagu sümbol? Ristikeina leht, jah. Mul ka ristikeina leht. 4. Ei ole? 3. tegelikult, jah. Et vähemalt tavaline. Ja Püha Patrik ka muide iirlastele siis, või ütleme nendele, kes elasid Iiri saartel, olid paganad, tema oli missionäriks seal ja tema seletas ka seda kolmaisuse mõistet just nimelt selle ristikeina lehega neile. Tervist. Ja et see on üks ristikeina leht, aga tal on kolm nagu erinevat seda miniatuurlehte nii-öelda koos ühe lihtsa lehte. Jaa, tere. Palun reelitundi praegu, võid ka, võta teistet siis, jah. Et võta sealt jooki ja näksi ka, seal on sooja siis. Et sellisena. Et mõtte loogikaga me ei suuda seda asja seletada ega haarata, nii nagu neid teisi asju samamoodi, et kui me ei teaks oma kogemuses seda, et see on nii. No samamoodi see ka, et on süsinik, eks ole, ja samal ajal ta võib olla see veidi pehme pliiatsi sees, eks ole, ja samas, eks ole, teema. Kui me teaks keemilise analüüsi põhjal, et ta on selline kogemuse pealt seda, et on, et me seda ei tuvastaks mitte kuidagi. Ei usuks seda tõenäoliselt. Ja muude asjade puhul ka, mida sai mainitud. Et seda on püütud, aga pole õnnestunud ja tõenäoliselt ei õnnestu ka see defineerimine kuidagi. Ja selle asja pole ka mõtet. See me lihtsalt ei haara seda. Ja samas see ei sega ka siis ka uskumast seda, et see nii võiks olla. Kuna me seda oleme kogenud Jumalat, võime kogeda teda nii loojana kui ka pääste õnnistegija Jeesusena. Võime kogeda teda ka püha vaimuna. Kui me hakkame mõistma Jumala riigi asju, hakkame mõistma Jumala sõna, võime ka palvetama meie, mis siin ka muutus võib olla selle põhjal. Tahate küsida selle kohta midagi veel? Millal see levima hakkas see mõte kolmaväed jumalast? Tegelikult see mõte on see on nagu ära fikseeritud nagu hiljem, ta kogu aeg on eksisteerinud, aga ta on, me võime ka piiblis näha isegi ka kohti, kus tegelikult juba need asjad 3 tükki on koos, aga pole veel nimetatud otseselt kolmainsuseks kui sellist. Piiblis ta mõistab kolmainsus otseselt, see on nagu mõiste, mis on nagu tuvastatud
no see kokkuvõte siis piibli kuulutusest ka ja usk ja kogemusest siis. Näiteks kui meil on ristimine, siis Jeesus annab ülesande oma jüngritele enne kui ta nende seast lahkub. Matteuse evangeeliumi lõpus, mida ka siis kõikide ristimisel loetakse ka kui teid ristitakse, samamoodi loetakse seda. Ja seal ta juba tegelikult on juba sees, kuigi nimeliselt ei ole. Jeesus siis ütleb, ta astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. Ja siin on nad 3 juba koos. Vanas testamendis oli ka sellest. No Vanas testamendis, ütleme, on toimimas olnud, on nähtavana on olnud Jumal loojana, on olnud nähtav ka mingi määral Jumalale Püha Vaimuna, läbi prohvetite näiteks ja vahel ka läbi teiste inimeste. Aga inimeseks saanuna ta tuli nagu ikkagi, võib-olla Uue testamendi päev oli Jeesusest sinna juurde ja sellisena. Ja me usume seda, et selles mõttes see ilmutus on ka nagu täiuslik ja seda rohkem neid külgi juurde ei tule. Ja me usume seda niimoodi. Aga siin on juba koos. Ja näiteks üks teine koht on olemas, et Pauluse teine kiri korintlastele, selle lõpus ta ka tervitab siis Korintuse kogudust ja ütleb sellist soovi nendele. Ma kohetsin selle koha ka üles. Teine Korintus 13. See on ka see vaimne vormel, mida me kasutame ka vahel õnnistamistel. Eriti siis, kui on see armulauaga jagamine ja on inimesed, kes ei ole nagu ristituga leeritatud, siis me õnnistame neid selle sama vormeliga näiteks. Paulus kirjutab siin siis 2. Korintus 13, salmid 12 ja 13. Tervitage üksteist püha suudlusega, teid tervitavad kõik pühad ja nüüd. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega. Et siin on 3 ka ilusasti jälle koos. Kuigi, Paulus ei nimeta otseselt 3 mainsuseks nii. See lihtsalt on võetud mõiste, mis haarab neid kõiki 3 koos. Ja see on juba siis kirikliku dialoogia käigus tekkinud mõiste kui selline. Aga oma sisu olemuse poolest 3 mainsus on olemas juba ka siin. See on lihtsalt mõiste, ära fikseeritud mõiste selle põhjal, mis on tuvastatud. Et oleks võimalik võib-olla siis oma vahel suheldes seda siis on lihtsam kasutada. Ei pea 3 nimetama, vaid kohe võib öeldagi 3 mainsudest. Ja nüüd räägiks selle ka seoses siis ka usutunnistusest, et seal on ka nüüd 3 mainsuslik ülesehitus, et kus iga osa sellest rõhutab siis Jumala ühte siis sellist loomistööd või aspekti, ilmutusvormi kui sellist. Kõige tavalisem on apostlik usutunnistus. Võime selle ennast lahti võtta siin tagant. Siin on ta, kodus saati kõrstu lugeda seda. Oli kodusest tööst vist seal ka. Aga päris siin laulupalvearvade lõpus seal on üks viimaseid lehekülgi seal. Trükitud lehekülg, see viimane lehekülg, trükitud lehekülgedest. Päris lõpus koha. Päris lõpus koha. Vaat sealt üks pööra ainult, korraks. Et apostlik usutunnistus. Siin all on see pikem versioon ka, Nikaia. Ja siis 3. variant on ka veel olemas. Atanasiuse usutunnistus ma võin näidata, kui pikk see on. Ühes raamatus ta siin on olemas. Seda pähe õppida ei tule. Nii palju ma ütlen, et kui näiteks piiskopi pühitsetakse, siis tema peab lugema selle pikema variandi, siis see on Nikaia peas. Aga mitte seda kõige pikema. See jääb ikkagi, see nõuaks päris palju memoreerimist ja pähe vaadata, kui pikk ta on 2 lehekülge siis. Et Atanasius sama, et sellisena. Et ta on selles raamatus on olemas, kellel see raamat on olemas. Ta
ta lihtsalt on jäetud, ütleme, meie kiriku nii-öelda usutunnistuskirjade hulka. Et see on, mille alusel me saame nagu hinnata, et me püsiksime siis, või see mõõdupuu, nagu mille alusel me saame siis hinnata, kas me püsime õige õpetuse siis nagu joone peal või mitte, nagu kokkuvõtted. Ja tervikuna nad kõik ongi võib võtta siis meie ristiuse kokkuvõtted, kõige olulisemad sellised võib-olla õpetuslaused. Ja nad kohe, nii pikalt ka pole olnud, ka piibel tunneb, ka Uus Testamendis tunneb ka omamoodi usutunnistusi, et hiljem siis kiriku ajaloos on nad siis selliselt nagu formuleerinud sellisel kujul ja pikemaks saanud, kui võtame sööki-jooki. Ma võtsin toeta. Ja see on vajalik just nimelt õpetuslikust seisukohast ja teiselt poolt see aitab ka iseennast nagu siis natukene kontrollida. Kui need asjad on koos, siis ma saan ka analüüsida selle põhjal ka seda, et kas see või teine seisukoht, mida mulle öeldakse või mida ma ise mõtlen või arvan, et kas need vastavad. See on nagu mõõdupuud omamoodi sellised, mille põhjal me saame seda kontrollida. See on lihtsalt olulisemad sellised õndsusloolised sündmused siis kokku võetud. Aga Uues Testamendis on olemas ka lühemad variandid. Näiteks on mõnes kohas seal ristimisel, seal keegi ütleb seal, et mina usun, et Jeesus on issand. Ja see ongi see usutunnistus olnud seal. Tema usub, Jeesus on issand, see on usutunnistus, kõik. Pole vaja seal rohkem olla. Ja mis hiljem on pikemaks läinud, on lihtsalt olnud see, et ristiuse levides, ka kiriku arenedes, see teeks hästi palju küsimusi tasapisi. Alguses need küsimusi nii palju võib-olla ei olnud. Hakkas tekkima küsimusi, kuidas mingi asi on, kuidas omavahel on seotud. Kuidas need asjad oleks mõista. Ja siis need asjad üle oldi sunnitud nagu mõtlema, arutlema. Ja siis nende arutelude tulemusena see vaidlused käisid kõvad. Ja vaidluse tulemust lisati kuskile jälle juurde, mingi täiendus mingile asjale juurde. Täiendus selles mõttes, et see asjad kõik tuginevad ikkagi piibli puhtale kujul, aga lihtsalt see üks isalause tuli juurde senisele. Algus võib-olla ainult Jeesus on issand, aga siis tuli ka juurde see, et sündinud näiteks Neitsi Maarjas, kannatanud Pontius Pilatuse ajal, risti löödud, surnud ja maha maetud ja nii edasi. Sellised lihtsalt need piibelikud jooned tuli sinna juurde lihtsalt, asi läks nagu detailsemaks lihtsalt. Sellisena. Ja nende kujunemise taga on olnud ja suured kiriklikud vaidlused ja isegi võib öelda sellised ka konfliktid. Kiriku ajalugu ei ole ka nii sile ja sirge olnud. Kõik on alati ühtemoodi uskunud ja arvanud. Ja kui mingi uus seisukoht kuskilt tuli, siis kontrolliti see kohe järele, et kuidas see sobib nagu sellesse kristliku maailma pilti nende tõdede põhjal, mida me piiblist teame, kas see läheb kokku või ei lähe. Ja siis arutati selle üle, siis leiti, et sobib ja siis lisati see siis sinna ka siis sellise laiendusena või täiendusena selle juba olemasoleva lause juurde või oli kõik pikem mingi lõik lausa sinna juurde siis. Ja nii ta on arenenud. Ja täpselt vanust ei teata, aga üldiselt need 3 usutunnistust, need nimetatakse ka vana kiriklikes usutunnistusteks, kõik peaksid pärinema hiljemalt 4. sajandist. Et usutakse, et see kõige lühem on kõige vanem, see apostlik usutunnistus. Ja teda on osa uurijad on viinud ka lausa 3. sajandisse välja. Et kusagil siis aasta 200 midagi peale Kristust on ta juba sellisel kujul olemas olnud. Nii on lõpetatud kujul olemas. Nikaia puhul on suhteliselt selge, et Nikaia võeti vastu Nikaia Konstantinoopoli kirikukogul, või ühel nendest, seal on 2 tükki neid olnud. Ja need olid seal aastast 325 ja teine oli 361 ja midagi kusagil niimoodi. Kusagil seal, igatahes
neljas sajand, tõenäoliselt 4. sajand esimene pool. ja Athanasius oma peab ka sinna samasse kanti umbes minema, sest ta omistatakse kirikuisa Athanasiusele, kes oli siis üks vana kiriku olulisemaid figuure siis ja oli Egiptuses Aleksandria piiskop pikka aega. ja tema eluaastad on teada, ta surmaaasta oli vist 372 peale Kristust ja tegutses, hakkas juba kirikus 320, 330. et kusagil selles vahemikus see pidi ka võtma selle, või noh, tema ettepanekule võeti ta sellisel kujul vastu või ta oli selle komisjoni siis kas siis juht või liige või tema nime järgi on saanud, täpselt ei tea. aga tema on nagu juhtfiguur selle nagu koostamisel olnud. ja need on olnud siis kõikide suuremate kirikutega nii-öelda usukokkuvõtted. ka katoliku kirik tunnistab neid, ka õigeusu ortodoksi kirik tunnistab neid, tõenäoliselt ka metodistid, tõenäoliselt ka baptistid. ma täpselt ei tea nende asja, peaks ka olema samamoodi nende. erinevused on eelkõige võib-olla mõnedes muudes asjades, valdkondades. et ta on võib-olla üldkiriklikult siis kõige olulisemad usutunnistused. ja kui ta on oluline, siis me seetõttu ka kasutame siis jumalateenistusel seda. ja kõige seda siis enamasti kõige seda lühemat, lakoonilisemat varianti, ehk siis apostlikku usutunnistust. ja võime seda siis hakata vaatama tasapisi siis. kui me oleme leeritundides käinud, siis meil siin põhimõtteliselt väga midagi uut ei tohiks olla, sest on nende samade asjade kokkuvõte, millest me oleme rääkinud. Sealt on toodud teatavad siis laused kokku pandud selliseks nagu üheks selliseks üheks tervikuks kokku pandud. et mina usun, siin ongi meil siis sisu Jumalasse. hakkabki peale Jumalasse kõige väärisse isasse, et Jumal on kõige vääriline, ka taeva ja maa looja. et Jumal on loonud kogu selle universumi, selle maailma, kus ka meie elame. siis nii selle maa peal, meie planeet Maa kui ka väljaspoolse taeva ka osa universumi siis. lihtne lühike kokkuvõte, siin midagi pole pikemalt. kui vaatame Nikaia usutunnistust paralleelselt siin altpoolt, siis siin on natukene asjalugu laiendatud ja natuke teise sõnastusega. ühte ainsasse, tõelisesse Jumalasse, Jumalast suure tähega, eks ole, ühte ainsasse. et üks ainuke tõeline Jumal on. ja jälle samane, kõige väärisse isasse taeva ja maa ja nüüd on kõige nähtava ja nähtamatu loojasse. et siin tuuakse see aspekt lihtsalt juurde. et ka need, mida me inimese ilmaga võib-olla ei näe ega suuda tabada, et on olemas ka nähtamatud maailmad meie jaoks. et ka see on Jumala isa looming, ta on ka nende looja. et näete, et see samane asi tegelikult natuke teiste sõnadega võib-olla ja on peetud vajalikuks rõhutada lihtsalt mingeid teisi asju. aga see on samane asi, millest me oleme rääkinud tegelikult. samadest asjadest tegelikult. edasi, ja see on lühikene, lakooniline. siis edasi tuleb suurem, pikem lõik, võib-olla kõige pikem lõik siis üldse usutunnistustest. see osa, mis puudutab siis Jumala ilmutust Jeesuses. et kus siis nii-öelda sõna sai lihaks, siis nähtamatu Jumal sai nähtavaks, kogetavaks inimindiviidiks. tuli meie keskele otse kui üks meie seast. ja siis sellisena, nagu ta ka oli oma väes ja oma armastuses ilmutas ka siis Jumala väge, ka Jumala armastust. et ta näitas inimkujul nii-öelda puust ja punaseks ette, milline on Jumal. Jeesuses, tema käitumises, tema suhtumises me võime õppida tundma ka Jumalat ja tema suhtumist. tema väge, tema
armastust, mis on tema silmis väärtused ja mis on samas vale ja ebaõige. Jeesus ongi pikemalt räägitud sellepärast, et temaga on meil kõige rohkem olnud sellist, võib öelda, kogemust. Ta oli üks meie seas, me nägime teda inimihus. Oli võimalik temast rohkem kõnelda, temast ka rohkem tunnistust anda sellisena. See on sellepärast, ta kõige pikem osa. Ja pärast see püha vaimu osa on jälle veidike lühem. Et kuna temast me ka, ta on paljuski tabamatu, temast teame suhteliselt vähe ja me ei saa ka temast väga palju rääkida selle pärast. Me rohkem teame Jeesusest ja tema on see keskne kujuga, kes toob tegelikult, toob meile päästa lunastuse ja temas ka seob meid Jumala kui loojaga, seob ka meid siis püha vaimu kaudu. Et ta ongi see keskne kuju siin. Ja vaata, mis Jeesusest räägitakse siin. Ja Jeesusesse, Kristusesse. Ja vahel mõned arvavad, et see Kristus on nagu perekonna nimi. Ei ole. Tol ajal üldse perekonna nimesid polnud. Eelgi idamaades. Idamaades siiamaani sageli pole perekonna nimesid. Seal kõik on kellegi pojad. Ibn või Ben. Pannakse eesnimi ja see on Ben Jakob näiteks, et see oli Jaakobi poeg, eks ole. Ben Nahson, Nahsoni poeg, eks ole. Ja ega euroopalikus kultuuris ka siin midagi väga ju erinevat pole. Me teame Islandit. Islandis kasutatakse perekonna nimesid küll, jah, nii öelda. Aga sisuliselt nad pole perekonna nimed. See on täpselt samamoodi tegelikult. Et kõik on kellegi pojad või tütred. Vaadake need nimede lõpusid seal. Ragnarsson on tüter või tüker, kuidas näedavad seda seal. Ragnar tüter või niimoodi. Ja sama nime, selle nii-öelda perekonna nime võib olla seal tohutult palju inimesi, kes omavahel pole absoluutselt sugulased. Lihtsalt nende isa nimed kattuvad. Et see on paralleelid seda toodud euroopalikus maailmas. Aga nad kasutavad neid ka nagu võrdväärsena perekonna nimetena. Aga nende traditsioon teistkuni on siis. Ja et siis Kristus ei ole ka mitte perekonna nimi, vaid Kristus on tiitel. Ja vaste sellele siis on tegelikult on ka sõna Messias. Messias ja Kristus on üks ja sama. Messias lihtsalt tuleb heebrea keelest Messiah ja siis Kristus tuleb kreeka keelest Kristos. Ja see lihtsalt on tiitel ja tähendab oma olemuselt siis võitu, salvitu. Kuningaid võiti, valitsejaid võiti, ka prohveteid vahel võiti. Püha õliga niimoodi. See võitud olek tähendab nagu seatud olek. Et keegi seati siis kellegiks oluliseks figuuriks, kuningaks, prohvetiks, eks ole. Ja siin ta märgib siis ära seda siis Jumala poolt tõotatud, tema poolt seatud päästjat, inimihus siis Jeesus. Ja Jeesuse nime puhul, eesnime puhul, sellel on ka omati tähendus olemas. See tähendabki siis, et Jumal või Jahve päästab või Jahve Jumal on pääste. Ka see nimi on omamoodi sümboolne. Ja Kristus on see tiitel, see, et tema on see Jumalast läkitatud, tema on Messias. Tähendab seda. Tema ainsasse pojasse siis seda, et rõhutatakse seda Jeesuse staatust, et tema on ainus, kelles Jumal on ennast ilmutanud või näidanud inimeste seas. Teisi ei ole Jumala poegi, ei ole Jumala ka siis neid pojapoegi ja nii edasi, eks ole, seda. Ja ma seda täpselt ei mäleta, kuidas see ladina keeles sealt oli, et kas seal oli ka tegelikult on võimalik ka tõlkida ainusündinud ka, nii nagu see samane mõiste on olemas tegelikult ka Johannese evangeeliumis, just ainusündinud. Ja seda sündimist ei peeta silmas võib-olla nii, nagu me
inimeste maailmas, mis tähendab, et see on selline termin, mis aitab meil võib-olla lihtsalt tajuda seda. Ei ole, et Jumal sünnitas kuskil nii, nagu naine sünnitab oma üsast, et seda ei pea silmas. Vaid selle mõistega peetakse silmas seda, et Jeesus, inimeseks saanuna küll, Jeesus oma olemuselt on Jumalaga üks. Ta on sama kvaliteediga võib öelda, ta omab samad väge, omab sama meelevalda kui Jumal loojana. Seda peetakse sellega silmas ja seda tahab rõhutada seda tahab see mõiste siis rõhutada. Et selles mõttes, et Jumalast sünnib Jumal, kassist sünnib kass, kaamelist sünnib kaamel, eks ole. Mingi sitikas sünnib sitikas, et seda peetakse silmas, seda olemuselt ühtsust peetakse siin silmas. Mitte seda sündimise akti iseenesest kui seda, et seda tahab see rõhutada. See õpetuslik nagu lause siin. Et Jeesus tegutses Jumal oma täiuses. Temas oli Jumal, kuigi ta võttis endale inimihu. Siis, et see on selle lause mõte. Meie issandasse. Siin on üks väike eripära, meie keeleline eripära, mis igal pool niimoodi välja ei tule. Meil on eesti keeles 2 sõna, on isand ja issand. Algselt vanas eesti keeles on olnud asjad vist niimoodi, et nad on olnud üks ja sama sõna. Need ongi topeltessiga olnud. Aga hiljem on see keel natukene muutunud ja on hakatud eraldi nimetama seda piibellikku siis seda Jumala tiitlit on issand ja isand siis kui maine, siis selline valitseja või ülem. Aga paljudes ju keeltes on see sama, inglise keeles Lord. On ühtemoodi nii issand kui ka isand inglise keeles. Ja mitmenes teistes keeles on samamoodi seal. Ma ei tea, analooge väga palju ei olegi. Ka soomlastel on samamoodi seal. Herra. Neil on herral ühtemoodi, on nii see maine valitseja, isand või ülem, kui ka siis piibelikus mõttes siis taevane valitseja, Jumal, eks ole, või Jeesus, issand. Et me saame vahet teha selles mõttes kirjapildi põhjal juba. Et on see tulnud juurde. Aga issand, ma ütleks lihtsalt seda, et ta on meie siis valitseja. Meie issandas, see, kes on meist üle, kes valitseb meid, kes omab meelevalda meie üle. Et seda peetakse silmas. Edasi räägitakse siis, kes on saadud pühast vaimust ja siis ilmale tulnud Neitsi Maarjast. Et siin on tegemist selliste asjadega, mida me ei saa ka füüsiliselt ju ka mõista päriselt. Et võime usaldada seda tunnistust, mida siis Uus Testament annab Jeesuse sünni kohta ja ka ingli kuulutuse kohta, et seal Maarjale kuulutatakse, et kui ta küsib, et kuidas see võimalik on, kui ma mehega pole koos olnud, siis ta seal ütleb, et ta jääb pühast vaimust, jääb siis ühesõnaga, et looja Jumalal, võime konstateerida, et loojal Jumalal on see vägi, et ta saab meid inimesena luua ka mitte millestki, aga ta saab ka luua inimese ilma teist inimpoolt ka api võtmata üldse. Ei ole ilmtingimata, temal ei ole vaja seda mehe kaudu. Ja tegelikult see on selline, see on raskesti mõistetav, seda ei saagi ju mõistuslikult võtta. Seda saab uskuda selle põhjal, mida siis piibeltunnistus räägib. Et see on ilmutus olnud, mis on kogetud võib-olla paari inimese poolt, Maarja poolt ja teiste poolt, kes temaga on kokku puutunud. Ja
oluline, miks pärast see on oluline iseenesest see on, et see on jälle teoloogia omamoodi, mis pärast on oluline. Et võiks seda osa kõrvale muidu jätta. Et sellest oleneb tegelikult paljuski see, kes Jeesus nagu on ja kes ta meile olla saab. Et Maarja läbi siis Jumal on tema otseselt püha vaimu kaudu sigitanud. See annabki selle võimaluse, et ta saab ühelt poolt olla siis täielikult Jumal ja samas ka täielikult inimene. Et seal on kaks moodustavadki. Ja see on selles mõttes selle oluline, et kui ainult oleks kaks inimest olnud, läbi Joosepi ka tulla see kõik. Aga siis oleks olnud tegemist kahe langenud patuse inimesega ja sellisel juhul sündinud Jeesus poleks saanud olla ka inimkonnale päästjaks ja õnnistegijaks. Ta ei saa olla selleks vahelüliks, siis patuse inimese ja püha Jumala vahel kui sellisena. Aga selline kooslus, et ühelt poolt inimene, langenud inimene ja teiselt poolt püha Jumal täielikult koos, et see tagaks selle võimaluse, siis annab aluse sellele siis päästesündmusele. Vastasel korral see lihtsalt ei oleks võimalik, sellepärast on seda ka rõhutatud. Ja see nüüd on põhjustanud ka kiriku ajaloos ühe suure skisma või sellise, mitte kisma, vaid skisma, see on siuke just see nagu lõhe või et just, et kes Jeesus on olnud. Kas ta on olnud ainult mingi erilise väega inimene? Kas on ainult Jumal ja nagu näiliselt olnud siis inimihus? Või on ta kuidagi nagu 50-50, et natuke siit ja natuke sealt? Või kuidas? Selle üle on spekuleeritud, see on suure skisma põhjustanud omal ajal täiesti kohe. Ja kiriku algusaegadel oli selline liikumine nagu ariaanlus. Ja nemad rõhutasidki seda, et Jeesus oli lihtsalt eriline väekas Jumala poolt äkitatud inimene. Ja see omas päris suurt mõjuvõimu omal ajal isegi Itaalia aladel olid, kui need barbarid olid sinna sisse tunginud, kes olid ka osaliselt juba risti usustatud. Ja nende seas levis eriti see arianism. Aga siis hiljem on kiriku kogudel on ikkagi vaieldud nende asjade üle ja on võetud vastu ikkagi seisukoht, et ei. Jeesus on täiuslikul kujul koos nii inimene kui ka Jumal. Kuidas, mis vahekorras nad seal on, me ei saa seda inimlikult seletada või tõestada mitte kuidagi. Me võime konstateerida, et see on niimoodi. Kuna ta sündis läbi inimese ühelt poolt, läbi Maarja ja teiselt poolt Jumalast. Ja temast teostus täielikult ka Jumal oma väega näitas seda, et ükski inimene ei suuda niimoodi teha. Kuidas need on võimalikud, ei tea, aga nad on koos. Ja kirik on sinna maale nagu jäänud, et me tunnistame seda sellisena. Tõeline Jumal, tõeline inimene. Ja seda tähendabki siis sisuliselt see, et ta on saadud pühast vaimust ja ilmale tulnud või sündinud siis Neitsi Maarjast. Need asjad on koos. Samas see on oluline meie usule, kuna see teeb võimalikuks selle, et Jeesus saab olla meile päästjaks. Saab olla vahendajaks siis ka Jumala ja inimese vahel, vastasel ei saaks seda olla lihtsalt. Patune inimene ei saa seda olla teiselt poolt. Ja samas Jumal eraldi inimesest ka päriselt ei saaks seda olla. Ta peab seda tooma siis inimkonda inimeste keskele. Edasi on faktid. Kannatanud Pontius Pilatuse ajal. Kes oli Pontius Pilatus? Mäletate? Rääkisime. Rooma kohalik kuberner, võiksime ütelda, või siuke asevalitseja kuberner. Et sellel ajal, ütleme, osaliselt koha peal Palestiinas olid ka siis kohalikud need vasall valitsejad
ta on 4 vürstid. ja enne seda oli ka kuningas Herodes Suur, kes ära suri, aga siis tekkisid neil omavahel nende 4 vürstid, siuksed konfliktid ja tülid ja roomlased leidsid, et nad peavad ikka sinna keskele panema oma mehe paika, et siis see hoiab neid seal vaos ja siis need mässud ka siis kontrolli all kõik. ja Pontius Pilatus siis on see mees. Rooma siis määratud see asevalitseja või kuberner, võiksime ütelda siis. Osa kahtlesid tema olemasolus ka, et kuskil eriti kirjas temast ei ole midagi, aga suhteliselt hiljuti on ka, tulid välja ka, mäletan, kas olid mingid kirjalikud dokumendid või kus ka otseselt tema nimi on ära mainitud ilusasti. Ta on olemas, ta on fikseeritud kujul olemas. See ei ole, ta on ajalooline isik täiesti. ja tema oli see siis, kelle kätte siis Jeesus anti juutide poolt, et ta mõistaks ristilöömisele, kuna juudid ise ei saanud Rooma riigi all olles, nad ei saanud ise surmanuhtlust täide viia. et siis seda tuli küsida luba ja sellist siis konsulteerimist siis nagu Rooma võimude esindajalt Pontius Pilatuse käest. Tema võis seda teha. ja Pontius Pilatus võib rääkida veel ühe huvitava momendi siia juurde. Piiblitunnistuse põhjal näib seda, et ta ei tahtnud Jeesust surma mõista. Juhti surve, et eriti nende juhtkonna ülempreestrite ja variserite surve, et juhul, et kui seda ei tee, siis me ütleme, et sa ei ole keisri sõber. Nad sabotažeerisid teda seal. Et kui sa tunnistad tema, et ta on juutide kuningas, Jeesus, eks ole, et siis sa järelikult oli keisri sõber, et sa lased mingit kuningat tekitada siia. See tähendab ju seda, et separaatus tähendab seda. Separatismi tähendab seda. Ja ta oli enda kahvlisse aetud. Ta sai aru, et Jeesus ei ole süüdi selles, millest teda süüdistati. Aga oma naha pääsmiseks, oma selle prestiisi pääsmiseks ta pidi seda tegema. Ja siis ta teeb ka sellise asja, ta peseb oma käed. Ka väljend on tulnud Pilatuse kätepesuga sealt. Ma pesen oma käed puhtaks tema kellegi verest. Väga hästi on näidatud see Moster ja Margarita selles filmis, kuidas ta seal... Sellest tulebki see ütlus, et käsi puhtaks pesema. Jah, ma pesen ennast sellest puhtaks. Et mina ei ole süüdi, tähendab selles mõttes. Selles, millega ma siin seotud olen, aga mina ei ole selles süüdi. Mina ei ole seda tegelikult tahtnud ega niimoodi. Igatahes kindlasti ta kõige suurem vastutaja seal ei ole. Aga samas tal oli ka võimalus teistmoodi teha. Kuidas tema see otsus on, ei tea. Juhid mässama hakkama, siis ta oleks tulnud juhid tapma. Igatahes ta on, vähemalt ta on ka usutunnistuse sisse pandud. Selles mõttes, et tema nimi on siis ees. Edasi mainitakse Jeesuse puhul siis veel Pontius Pilatuse all ka ajal on vahel pandud, et viides konkreetsele hetkele, millal see toimus. Edasi risti löödud, surnud ja maha maetud. Et siin viidatakse siis Jeesuse surmamisviisile, risti löömine, kõige julmem siis karistusviis, mis üldse olla võis. Ka kõige, kindlasti üks piinarikkamaid ka, ma olen vist rääkinud ka sellest, et see tähendas kõige lämbumist, kuna keha raskusega lihtsalt vajusid kopsud kokku siin. Ja lisaks muidugi siis ka verekaotus, veremürgitus, eks ole, naerad polnud ka nii puhtad seal, kuumus, eks ole, päikesepiste, kõik seal juurde, putukad, mis iganes. Ja enamus see käis kaua aega, oli väga vaevarikas. Ja kõige suuremad kurjategijad, mässajad, mõrtsukad, siis jah, nüüd liigi pöörajad ja sellised, siis need löödi risti. Ja see pole roomlaste leiutis, vaid see on tulnud ka, roomlased on see üle võtnud ja seda täiustanud lihtsalt. Minu teada on see Partia kuningriigist tulnud sealt natukene, me teame seda praegu ta vist on Iraani, Iraagi alal kuskil või seal Mustast merest allpool, Kaspia merest allpool seal. Et Armeeniast allpool tegelikult, ütleme niimoodi, see ala seal.
Türgi ala ja natukene Partia kuningriik oli kunagi. Et sealt on siis see arvatavasti üle võetud. Roomlased paljusid asju ei leiutanud, nad võtsid üle ja arendasid seda ja kasutasid väga osavalt ära, andsid selleks. Mõistes surnud ja maha maetud, siin taheti öelda ka seda, et Jeesuse surm oli tõeline ja näiline, mitte. Et see on üks teema, mille üle on kirikus vaietud omal ajal. Et osa pole tahtnud seda surma nagu tunnistada, et no küllap see oli näiline seos üleste õudusega, et see oli varjusurm võib-olla umbes või et see ei olnud nagu päriselt, või see oli nagu näivus või eks ole, illusioon või eks ole. Aga siin see usutunnistus rõhutab seda selgelt. Siis surnud ja maha maetud, et see surm kui selline oli tõeline. Ta on surnud ka hauda pandud ja toolased hauad olid suletud hauad täielikult. Veeretati ette suur kivi, siuke plokk või kivi selline lõõgas või, mis võis kaaluda vaheliselt paar tonni. Sellised hauad. Mulgased eet palju polnud, kuhu matta, see on väga õhuke, siin ei saa seda teha, lihtsalt on koobas hauad. Aga see surm oli tõeline, seda taheti seda rõhutada. Väike repliik, see ei puutunud usutunnistus, ma kuulsin väga huvitavat asja. Oli pühapäeval oli Nemo turniir ja seal küsiti ühte asja ja siis ma sain seal huvitava fakti teada, et Tallinnas kunagi on olnud selline asutus nagu surma surnute varjupaik. Et keegi rikas mees, kui ta võttis endale mingi pöörd südame asjaks, et see nagu, see asja nagu juhtuks ja siis oma testamendi tegi, et sellise, et nõudis, et siis osa sellest rahast kulutatakse sellise varjupaiga nagu ehitamiseks ja asutamiseks. Pärast mingil hetkel see muidugi lõpetati ära kogu selle tegevuse jooksul, mis mitte kordagi ühtegi ei viidud või sealt üles ei tõusnud mitte ühtegi, aga seda tehti. Ja selline asi oli, et kui oli kahtlus, et kas on kõik korras või mitte, seda pandi paariks päevaks, et viidi sinna. Et seal oli mingi kohalik valvur seal, kes siis valvas seal ja siis, aga mingil hetkel valvur oli jälle leidlik. Oli leidlik. Kuna ta klientuur ütleme kogu puudus tegelikult seal, otseselt hakkas mingi hetkel puuduma, siis ta teate, mis hakkas tegema sellega või? Ta hakkas ta üürima nagu võõrastama ja rolli. Kuulake seda viimast Nemo turniiri järele, kui võimalik on, et seal on see küsimus oli seal sees seal. Et või jutt oli see, tuli jutuga sisse kuskil. Ja võta loomulikult. Ja võid uue asemele võtta täitsa koha. Et kui võetakse ära, siis saad siit. Et noh, see selleks. See ju puutunud seda tänast, see on lihtsalt lõbus vahejuhtum. Ja kuulake järele, kui see on päris huvitav, jah. Et ja varjusurnute varjupaik. Et jah. Nii. Aga siin peetakse silmas siis seda, et Jeesuse surm oli tõeline, see ei olnud mingisugune varjusurm. Et vahel juhtub ka operatsiooni laualgi seda ja et inimesed on kissust üles tõusnud. On juhtunud selliseid asju. Aga see ei ole see, siin on mõttes tõelist surma. Ja see on ka oluline, mis pärast see usutunnistus on pandud, see on oluline seda lõhutamine. Et juhul, kui Jeesuse surm ei olnud tõeline ka päris, siis jälle see ei saa meid aidata. Siis ta ei saa olla meiega patud ära kandnud. Ja ootab mind. Jah. Kuule, aga ole üldiselt hoidnud ja kui on probleeme, siis jah. Et mõtlesin seda sama, et ma annan sulle uue ja et tema ei pea seda teadma, aga ma rääkisin ka sellel teemal. Niimoodi, et loodame, et see asja ei kordu lihtsalt. Noh, jumal loodnud meil. Kuna tervitas teisi ka. Jah, just. Et selle rõhutamine on oluline selle pärast, et sellest oleneb, kas Jeesus saab olla meie pattude kandja või mitte. Patupalk on surm, Jumala ees. Igavese elu puudumine tähendab selles mõttes. Ja kui Jeesus ei ole see, kui ta ei ole inimese, seda inimihus olnud, pole inimesena ka surnud, kuigi ta oli samaaegselt ka Jumal, eks ole. Kui seda ei ole,
siis me oleme endiselt nii-öelda oma patudes ja meil ei ole lootust sellisele. Et sellepärast on sisse pandud, rõhutatud seda, et nagu öeldud, usutunnistus on usu oluliste asjade kokkuvõtte ja nende nagu meelde tuletamine ja rõhutamine, mis on nagu olulisemad. Ja see on sellepärast oluline, mitte lihtsalt faktina iseenesest, vaid just nimelt, et sellest oleneb meie pääste. Oleneb, kas suur reede oli tõeline või ei olnud. Kas seal on siis toime või ei ole sellel sündmusel. Edasi rõhutatakse siis üles läinud taeva, rõhutatakse siis Jeesuse ülestõusmist ja ka ülesvõtmist, taevasse võtmist. Et jälle on üks asi, mida me füüsiliselt ju kontrollida ei saa. Noh, ainult esimesed jüngrid, nagu vähemalt evangeeliumid kõnelevad, võisid kogeda ja näha seda. Aga kus me teame, et ta on üles tõusnud? Kui oleme kindlad, et ta on surnud ja ühel hetkel ta ilmub. Ilmus ka oma jüngritele, esialgu nendele, kes olid siis tema lähimad jüngrid. Apostlitegude raamatu alguses mainitakse seda, et ja ka Johannese evangeeliumis mainitakse seda, et ühel hetkel seal on, mehed on koos, suletud uste taga, kartuses, hirmus teiste juhtide ees, et äkki ka nendega juhtub sama, mis Jeesusega. Ja ühel hetkel Jeesus on nende keskel. Ja ilmub teil laseb katsuda ka oma neid käsi, oma seda rindkelet, kus tal oli siis see odahaav. Et noh, katsuge, et ma olen reaalne, ma ei ole mingisugune vaim lihtsalt, mingi udukogu. Et ma olen reaalne. Ega siin see ülestõus ei tähenda ka mitte sellist, noh, ainult mingit vaimkuju või vaimkeha, vaid see on teistsuguse kvaliteediga ihu. See on, noh, mida ei oska inimestele võib-olla kirjeldada jälle, aga mis on, mida võimalik ka, mille reaalselt on võimalik ka kombata, kogeda, aga see on teistsugune kui meie oma. Ja räägid ka, Paulus räägib ka sellest, kuidas Jeesus ilmub ka siis esialgu nendel 12 jah seal ja siis pärast koguni 500 vennale, 500 siis sellele algkoguduse liikmele. Ja sealt ongi läinud siis ka üldse laiali see sõnum Jeesusest kui ülestõusnust. Peale sellega veel naised, kes olid seal, Maarja Magdalena käis ju ka haua peal ja koges Jeesust ülestõusnuna. Et see sõnum on läinud sealt laiali. Ja tööpoolt nad teadsid seda, et Jeesus on täielikult surnud ja hetkel see mees teistsugusel kujul on kirkuse ihuna, ilmub selliste imeliste omadustega ihuna nende keskele. Kui ta tuleb läbi seinte, tuleb läbi, üheaegselt tuleb mitmes kohas ka. Samaselt räägitakse ka seda, kuidas ta ilmub kahele Jeesuse jüngrile, kes kõnnivad Jeruusalemma lähedal Emmause küla poole. Seal on nende keskel ühel hetkel. Ja samaselt nagu kuskil mujal. Et selliste omadustega, mis võimaldab üheaegselt olla mitmes kohas ka ja et see midagi sellist, mida me ei oska jälle seletada, ei oska mõista päriselt, aga võime jälle kogeda, on kogetud, et see on olnud niimoodi. Kuidas see on võimalik olnud, ei saa seletada, aga see on niimoodi olnud. Ja see on ka selles mõttes ka faktina siis mainitud, et Jeesus ka üles tõusnud. Ja ka meil on usukogemuse kaudu on ka võimalik seda kogeda, et Jeesus elab. Me palvetame tema poole, pöördume tema poole, saame siis ka palve vastuse, siis ta peab elama järelikult. Ka üles võetuna sellisena. Ja ta on ka ilmunud aeg-ajalt ka inimestena. On inimesi, kellel ta on ka ilmunud jälle. Jälle, et see nime, seletada ei oska, ei saa, aga see on samas olnud reaalsus jälle. Ja mis pärast see ülesvõtmine taevasse ja see ülestõusmine on olulised, ka see, et see on ka see, mille alusel me võime ka ise loota igavesele elule, võime loota samasugusele siis ihulisusele. Et see ei olnud, et Jeesus näitab, et vaadake, mis mul nüüd on, vaid ta näitab ka
ilmub oma jüngritele, et ka nemad võiksid kogeda, näha seda, millised ka nemad saavad olema, kui siis surmajärgselt nad Jumala juurde võetakse. See on teine ihulisus. Ihu kui selline ei ole ju inimisiksus täielikult. See on üks osa meist. Piibel ütleb ka vaim, hing ja ihu. Ja ihu on pidudes selle meie olemuse, meie isiksuse kestajad, mis on vajalik elamiseks selles maailmas, selle maailma olustikuse tingimustes. Noh, nagu siin meil on siin, see materiaalne maailm, eks ole, sellisena. See on ka materiaalne ihuga vastav siis. Jumala maailmas, sellises nii-öelda vaimses maailmas on see vaimne või vaimulik ihu, mis on ka reaalne, aga ta on teistsuguse kvaliteediga, teistsuguste omadustega. Ja Jeesus näitab oma ihuga, oma ilmumistega, milline see on. Milline saab olema ka meil, kui me tema järel kord jõuame Jumala ette. Et see on selles mõttes ka oluline moment, mida selles võib-olla lühilauses öeldakse. Istub Jumal oma kõige väelise isa paremal käel. Et see lause siis. Et siin peetakse silma, et see sama Jeesus on ka siis Jumala kui looja isa ka üks ja koos. Piibelik mõiste parem käsi on enamasti ka olnud see noh, kuidas nüüd öelda, ka väekuse sümbol või et kui keegi kõige auväärsem koht võib öelda ka. Kui keegi pannakse, tahetakse väga austada, pannakse just oma paremale käel istuma. Vasak on ka auväärne koht, aga kõige auväärsem koht on paremal käel. Ja kui nüüd öeldakse, et siis istub Jumal oma kõige väelisa paremal käel, siis siin ei peeta silmas seda füüsilist istumist, nii nagu teie istute praegu siin kõrvuti üksteise kõrval. Vaid seda, et Jeesus on taas, siis inimene, kelle me tundsime Jeesusena, on taas siis täielikult Jumalaga üks, on tema siis osaduses ja see paremal käel, see väljend rõhutab asja, et see, mis varem Jeesus oli sündinud, ka tema kannatamine, tema ristisurm, tema ülestõusmine, et see on Jumala kui looja, kui isa poolt ka tunnustatud. Et Jumal austab see isa, kes läkitas ta nii-öelda meie juurde keskele, et ta austab seda, ta tunnustab seda ja ta on pannud oma kõige auväärsemale kohale sinna juurde, et see on õige, see, mis on teinud. Et ta on tõesti olnud Jumala kui looja läkitatud siis. Et seda tahab see paremal käel siin siis rõhutada. Et see on tunnustus siis, tema õigsuse siis ja tõesuse tunnustus. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Siin peetakse silmas siis ka tema meelevald, et temal on täpselt samasugune siis õigus meelevald siis valitseda ja ka õigust mõista, nii nagu Jumalal kui loojal on. Ja seda siin nüüd ei ole küll mainitud, aga Nikaias on need asjad laiemalt nagu ära toodud siin, pikemad need samad asjad. Ja oluline on võib-olla ainult seal lisada see üks lause, mida apostlikus usutunnistuses pole, aga mis on tegelikult ka Uues Testamendis ilusasti olemas. Et siin lõpus on, näete, Nikaial on siin alt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. rida alt poolt.
seal on niimoodi, et istub isa paremal käel, sama nähk on olemas ja siis tuleb lisand sinna juurde ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle. Et seal rõhutatakse ka Jeesusest taas tulemise tõotust, et apostlikus usutunnistus on jäänud sisse viimata, aga see on olemas täiesti, Jeesus lubab, tõotab seda teha ja siis ta juba tuleb siis mitte enam alanduses ja nii-öelda selles maises inimihus, vaid tuleb juba oma kirkuse siis ihus ja ka kohtumõistjana siis, või õiguse mõistjana siis, on see võib-olla õigem öelda sellisena. See lihtsalt on väike repliik siia juurde. Ja apostliku usutunnistuse järgmine siis see lõik juba puudutab ei, siin on olemas ikka ka, tema tuleb kohut põhjustab elavate surnutele, kuidas ma selle täitsa on olemas ka apostlikus siin. Ma ise siin ajan mingisugust jama praegu. Ja nüüd edasi viimased siis laused, paar lauset ainult, mis puudutavad püha vaimu siis. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, otse tõlkes tegelikult ei ole võib-olla siin mitte siin kristlikku, vaid on ka apostliku kirikut, et see apostlid tegi esimeste kristlaste esimeste Jeesuse tunnistajate siis alusel, nende tunnistuse alusel põhinevad kirikud, kui öelda üks püha kristlik kirik. Ja oma olemuselt on ta ühtne. Siin tekida küsimus, et maailmas on nii palju erinevad kirikud ja tegelikult siin oleks ühest kirikust. Et kuidas sellega siis olla saab? Aga siin peetakse silmas siis mitte kirikut kui sellist maist organisatsiooni, vaid millel on erinevad palju siis ka inimlikke juhte üheaegselt. Meil on peapiiskop Viilma, eks ole, ja siin metodistidel on seal superintendent, mis on Tšervikov, mis ta on niimoodi ja siin, kellel veel siin erinevad on, eks ole. Et siin ei peeta seda silmas, mitte maist kirikut, vaid nii-öelda seda taevast kirikut, meil on üks valitseja või pea ja Jeesus ise, üks püha kristlik kirik. Et kirik põhineb temal ja hiljem lihtsalt inimlikult mitmed vastuolud, inimlikult ka sellised ka puudused ja mingi määral ka piiratus, isekus ka on see, mis on selle algse kiriku võib öelda siis nagu lõhestanud erinevaks organisatsioonideks, aga oma olemuselt on ta ühtne. Kuna ta baseerub ühel jumalal, baseerub siis jumalal usub ühte samasse jumalasse kui loojasse, kui päästesse, inimeseks saanud Jeesusesse ja pühasse vaimusse. Et see on see, mis ka ühendab. Meil on üks usk, me loeme seda sama usutunnistust ka. Kuigi me formaalselt, väliselt oleme nagu eri organisatsioonide seas, eks ole. Aga me tunnistame seda sama kõik ühte moodi ja me olemuselt me kõik oleme kristlased. Erinevad meie võib-olla meie praktika, meie sellised meie tavad natukene, aga oma olemuselt, oma usu sisu poolest, oma alus põhimõtete poolest me oleme üks. Me tunnistame ka ühesugust ristimist, kõik need ristivad ühtemoodi ka. Mitte, et ma teen nüüd natuke teistmoodi või niimoodi, et kõik suuremad kirikud, keda me tunnistame kirikutena, ristivad täpselt samamoodi. Isa, poja, püha vaimu nimesse. Niimoodi, täpselt sama vormel on kasutusel. Täpselt sama ka armulaua vormel on kasutusel. Täpselt siis ka sama usutunnistus ja mida me loeme ka. Ka katoliiklased loevad seda, ka ortodoksid loevad seda. Nad loevad ka meelsamad seda pikemalt tegelikult. Aga meie tunnistame seda samamoodi, et see on ka, me lihtsalt kasutame teenistuselt seda lühemat rohkem.
aga oma olemuselt kirik on ühtne, kuna tal on üks pea, üks juur. Ta on üks issand, üks isand. Jeesus Kristus. Pühade osadust. Siin see tähendab seda, pühad ei ole pühakud. Pühad on mõeldud kristlasi tegelikult. Et usutakse ka meie omavahelist siis ka osaduslikku sidet, mis meid seob. Et see tähendab seda, et me, et ainult, kes on pühamad kuuluvad sinna seltskonda, ei kõik. Ja pühad me pole mitte iseenesest, vaid pühad me oleme selle sama oma issanda Jeesuse tõttu ja tema läbi. Tema tõttu saame olla ka need, võime nimetama ka pühadeks. Ja muide ka kristlaste esimene nimetus ongi ka Uues Testamendis ongi olnud pühad. Kristlasest nad on saanud alles mõne päeva hiljem siis Antioquia linnas, kus neid on siis nagu siis veidi halvustavad või pilkavad nimetatud kristlasteks. Aga see võeti ka sealt üle vist. Ja see pühade osadus mõtleb kristlaste omavahelist sidet, vennalikkust, oma seotust ka ühe ja sama Jumala ja issandaga, seda peetakse selle pühade osaduse all silmas. Me usume ka pattude andeks andmist, siis, et meile antakse andeks. Et me ei anna ise endale andeks, et meile antakse, et Jumal Jeesuse pärast seda teeb, pühavaimu kaudu saab teha seda meie jaoks. Me usume ka oma ihu üles tõusmist siis ja igavest elu. Et elu siis ei piirdu selle maailmaga siin, vaid me usume, et on olemas ka veel selle jätk. Ja see on ilusam ja parem kui siin. Ja see on ka, võib öelda, ka see, mis motiveerib. Et kui seda poleks, siis ma võiks öelda, niikuinii turgu või veeuputus ja et ja mul on ju kasulikum siis ju elada niimoodi, et kui ma ise kõik mugavused kätte saan ja mis seal teiste jalga alla tallatud, mis siis? Minul on hea olla siis niimoodi. Pärast mind turgu veeuputus, niikuinii sureme, kõik sureme. Siis pole mõtet asja. Aga see motiveerib ka. Ka annab eesmärgi, annab ka motiivi elada ka teistsugusena, annab ka aluse ka eetikaks tegelikult paljuski. Kui see puudub, siis ta ei oleks. Just nimelt, et meil antakse andeks, kuigi me eksime, me oleme patused inimesed, aga meil võib olla andeks andmine Jeesuse pärast. Ja meil võib olla tema pärast, tema läbi ka üles tõusmine, kuna tema suri meie patudest, aga ka äratati üles meie heaks. Ja ta ise ütleb ka seda, et ta läheb meile aset valmistama, kui ta ära võetakse. Ja nii ongi. Aamen. Usutunnistus lõpeb aameniga. Ja see on ka see, mida me ise tunnistame siis ka Jumala teenistustel ja siis ka ristimisel, leeritamisel, ka oma laste ristimisel samamoodi loeme seda. Muidugi seda kas mehaaniliselt päris tegema või see peaks olema meie usk ikkagi siis. Võib-olla kõhklus mõnes punktis, kui sellises see pole võib-olla probleemiks. Neid asju me ka võib-olla ise õpime elus ise siis kogemuste kaudu ka rohkem ja paremini ka tundma. Et kui see on ka, saab olema ka teie usk, siis saame ka mina teid ka ristida, leeritada, ka teie lapsi samamoodi. Või ka ristivanemaks olla samamoodi ka siis loetakse ka usutunnistust muide, seda sama apostlikku meil. Et siin on siis ka piltlikult öeldes, see on üks tunnistus, aga see 3 eri lõiku, mis on omavahel seotud, 3 ainsustlikult üles ehitatud Jumalast kui loojast, Jumalast kui lunastajast, inimeseks saanud siis Jumalast Jeesusest ja samas ka siis pühast vaimus, et nad on kõik koos siin ja moodustavad ühe terviku. Et siin on ka see 3 ainsustlik moment olemas ilusasti. Et üks Jumal,
erinevat ilmutusvormi olnud. Ta võib samaaegselt ka olla siis esineda kolme erineval kujul või olla ilmutatud kolme erineval kujul. Ega siis, kui Jumal tuli Jeesuse, võib öelda, sai Jeesusega tulla inimeste keskele, ega ta siis sealt ära ei tulnud. Ega ta siis ka lakanud tegutsemas ka püha vaimuna. Ta samaaegselt tegutses kõiges selles. Et kuidas see, tehniliselt, mehaaniliselt võimalik on, me ei saa seda seletada. Me võime seda tuvastada lihtsalt, et see on niimoodi, et Jumal toimis ka sel ajal ka teistel kujudel. Ta on. Ja oleme nad lihtsalt kokku pannud sellisena. Ja võrdame kolmnurk. Keeruta kuidas tahes, ikka ühesugune. Et olemuselt on ta ikkagi üks. Meie lihtsalt näeme, et ta võime tajuda teda aeg-ajalt kord ühena, kord teisena, kord kolmandast küljest. Vaata ikkagi on see üks. Ja need teised küljed on ka olemas. Isegi siis, kui me teda teised küljest ei näe. Siit vaatame, siit näeme seda külge. Neid teisi ei näe võib-olla. Aga ta on ka siis olemas selle ajal. Teisel ajal näeme teisest küljest. Siis ei näe teisi külge. Aga ta on olemas ka samal ajal. Ta on üks tervik. Ta on ikkagi üks Jumal, mitte kolm Jumalat. Nagu vahel on tahetud ka aru saada. Oli keeruline jutt? Ei olnud. No siis on ju tore. Siis on ju tore. Tore, kui õnnestub nii enam-vähem selliseid keerukaid asju rääkida, ega see on jälle, et inimkeel jääb ka sageli väga puudulikuks nende asjade väljendamiseks. See peab mingid analoogiad, mingid näiteid võib-olla tooma ja samas Jumala asjade puhul on niimoodi, et on asju, mis jäävad, ka tõesti saladus. Me öelda, et nad on nii, nad on, aga kuidas, mil moel ei tea, aga nad toimivad. Ja siis ongi, peame kummardama lihtsalt seda nii-öelda alandlikult selle pühaduse ja selle suuruse ees, mida me ei suuda haarata. Aga tore! Küsida võib. Kuidas sa eristad, et millisest võrdavast kolmnurgast sa parasjagu suhtleda? Koged? Ei, ega see on ju, ega see pole oluline tegelikult iseenesest, et kui ma räägin sama isikuga, et pole oluline see, et millise küljega ma täpselt räägin. Ja me võime paluda ka ühtemoodi need kõiki. Võime paluda koos. Jumal, isa, Jumal, poeg, Jumal, püha vaim, nimetas eraldi. Võime eraldi palveta Jeesuse poole. Kui me tunneme kõige paremini võib-olla, eks ole, inimliku külje peal. Võime ka Jumala, püha Jumala kui looja poole pöörduda. Võime paluda ka, et püha vaim, tule, kingi mulle. Oma olemused sisuliselt midagi ei muutu. Aadress on tegelikult sama. Et see on nagu ühele asjale on mitu erinevat nimetust võib öelda. Erinevad esinemiskuju ja erinevad nimetused ka, aga seal taga on üks ja sama isik tegelikult. Üks olend, olend ei ole hea sõna jälle. Ja see pole oluline, et ütleme, kes mind praegu konkreetselt nüüd aitab seal, kuidas ta minu praegu toimub. Et kuidas see vahekord neil omavahel seal niimoodi on. See pole oluline. Peale seda toimub. Ja teeb seda, mida ta siis on tõotanud teha ja mida ta saab minu jaoks teha. Et jah, üks näide ma toon selle lõppu veel, see puudutab nüüd otse seda teemat niivõrd. Kirikus Augustinus, üks tuntumaid siis ka kiriku teolooge ja mõjukamaid, eriti just Lääne kiriku jaoks, Augustinus. Et tema on läinud üks selline lugu. Tema mõtiskles ka, üritas nagu, ta oli hästi haritud ja erudeeritud inimene, parimad igasugused filosoofide koolid ja kõik kõnekunstid ja reetorite koolid ja mis iganes läbidelt olid selle. Väga andekas inimene peale selle veel, rääkimata sellest, ja väga terava mõistusega ja väga hea sellise oskusega asju sõnastada ja kõik oli olemas.
ta ka mõtiskas nende samade teemade üle, ka kolmvalitsuse teema üle. Temast räägitakse seal lugu seal, kui ta mõtiskas, kõndis mööda mereranda. Siis ta nägi seal ühte poisikest, kes oli kaevanud sinna liiva sisse augu ja siis tõi seal oma pangekesega või mingi alumaga siis pidevalt selle vett juurde. Ta küsis poisikest, mis sa teed siin? Et no tassin või toon merd siia auku. Ja siis ta nagu, talle enda nagu, kus nüüd sellel hetkel natuke hiljem välgatas selle koha peal, et ta sai aru, et ta on ise samasugune. Ta üritab suurt jumalat mõista ja haarata samamoodi nagu see poisik, et merd väiksesse auku tuua ja toppida. Mis ei õnnestu. Midagi mere olemusest ja asjast ta saab tuua, aga ta merd ei saa siin ära mahutada. Ja inimestena me olemegi sellised. Ükskõik kui andekad, kui suured, kui targad, kui haritud. Me ei suuda täielikult isegi kõik koos haarata Jumala tarkust, tema olemust, tema toimimist. Midagi sellest, jah, aga mitte kõike. Ja see ongi see koht, et kus me tuleb öelda, alanduda, alistuda ja usaldada ka seda. Selle põhjal, mida ma temast tean. Et ta hoolib, ta armastab mind, ta on ennast selline ilmutanud. Ja miks ma peaks seda muud siis uskuma või usaldama, mida ma ei mõista või ei suuda. Mul on ettepanek, et õhtupalveks võiks laulda selle 134 pühavaim puuduta mindki. Laulan. Et selline värk. Aga nii palju meelde tulles ütlen ära, muidu ma unustan, et järgmisel teisipäeval leeritundi ei ole. See on siit suhka asi, et ma ise pean olema vaimulike konverentsil Tartus 2 päeva ja Kirsti on ka ära. Ja sellisel, noh, meil on lihtsalt tavaline osatus õhtu, see ei keela teid tulemast, loomulikult võite tulla. Aiveris peaks selle läbi viima siis. Ja mis ta teema täpselt on, ma ei tea veel. Võib-olla ta isegi veel ei tea seda. Arja Särnukord ei ole, aga ülejärgmise korral, jah, uuesti juba. Siis. Et lihtsalt satub samale päevale, ei saa kahjuks midagi ette võtta. Lihtsalt Antsit Kasti ei saa, kuna seal on ajalised rõivatud, ka sama aegselt. Ma ei ole jumal. Ma ei ole, kes saab ühe aegselt olla. Mitmes vormis ja mitmel kohal. Et jah. 134. 134, jah. Püha vaim puuduta mindki, ärata palun sind. Anna elule mõte, sisu ja õigestus. Püha vaim puuduta mindki, sügaval südamel.
ehk ka veel midagi? On veel midagi? mul on see Indrek helistas eile. Ma ei saanud ta kätte, ma helistasin talle. Indrek helistas ja ütles niimoodi, et tees palvet väga. Ta läheb nüüd veebruarikuus. Alles nüüd läheb. Läheb. Ma helistasin talle täna, ta ei vastanud. Ja ütles, et läheb uuringutele. Et nüüd läheb uuringutele. Ma helistasin ta õhtu uuesti peale. Aga tore. Siis teeme palvede pärast. No sul on ikka midagi. Ei, ma ei sunni. Kohe nüüd väga ei tule meelde. No hea küll, teeme siis nii. Püha Jumal, armul issand, täname sind, et oleme tohtinud taas mõtiskleda sinu asjade üle ja võib-olla ka midagi kogenud, mõistnud sellest, kuigi sa oled nii suur ja haaramatu ja me võime mõista sinust ainult midagi ja ka siis üksnes, kui sa seda meile ilmutad püha vaimu kaudu. Aita meil ka seal, kus me ei suuda võib-olla kõike haarata ja mõista, sind ometigi usaldada selle põhjal, mida sinust teame ja oleme kogenud, sinu armastuses, sinu hoolivuse põhjal. Aita meil lapselikult ennast sinu kätte kõiges usaldada, paluda. Palume, issand, sinu armu hoolte kõik need meie liikmed, keda täna meie keskel pole. Palume neile tervist. Palume ka sinu abi nende toimetulekust, nende probleemide, murede lahendamisel, kui need on. Samuti nende lähedaste osas. Õnnista meie kodusid ja lähedasi. Palume issand sinu armhooltega need inimesed, kes eile käisid siin kohvi ja koogi üritusel. 16 inimest. Et nemadki võiksid sinult oma probleemides ja muredes abi saada. Milles need siis ka ei seisneks, sina tead. Tunned igaühe. Näed ka igaühe südamesse tema tõelisi vajadusi ja probleeme. Sinul on ka vägi seda teha ja neid aidata. Aga aitad ka need inimesed ise otsiksid sinu palet ja võiksid ise vahetult kogeda sinu armu, sinu abi, sinu õnnistust. Aga ka meie palume nad sinu kätte ja sinu armu alla. Palun sinu armu hoolde ka hea sõbra Indreku ja tema tervisliku seisukorra, et sa annaks talle tervist ja paranemist ja õnnistaksid selleks ka need raviprotseduure, operatsioone, mis tal eel seisab, et see võiks õnnestuda ja korda minna. Anna sellest arstidele ka juhtimist, häid ja õigeid valikuid ja mõtteid. Aga eelkõige palume talle sinu lihkijooru, tuntavat ja kogetavat, et sa oled tema kõrval kõiges, mis ka ei juhtuks ega tuleks. Et tal võiks olla sinu rahu, võiks olla julgus, rõõm, eelkõige usaldus. Palume issand sinu armu hoole alla ka selle vaimuliku töö siin koguduses ja anna nõu ja juhtimist ka selle edasiviimisel. Issand, sina näed igaühe meie südamesse ja kuule ka meie kõikide isiklikke palvesoove ja igatsusi.
ja luba see kõik, mis nimetatud või südames sinu ette kanda ja kokku võtta nende palvesõnadega, mida meie issand Jeesus meile on õpetanud. meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid täna kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Issand, palun veel ühe asja pärast, palun selle olukorra paranemise eest. Nende Dmitri ja teiste hoolealuste ja nende tugiisiku vahelistes suhetes. Ja need ebakõlad, need probleemid võiksid laheneda ka mõistvalt ja rahumeelselt. Anna sina selleks ise meile ka nõu ja juhtimist. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile oma rahu. Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Amen. Aga tore! Ja see ei ole nüüd jälle kohustus laiali minna kohe. Et võimalus veel jääda siia natukeseks